hommikut, kätte on jõudnud 22. detsember, päike tasapisi tõuseb ja ma olen suundumas stuudiosse, sest täna me alustame päeva sellega, et me salvestame Sandraga eriepisoodi, kus me oleme kahekesi ja vaatame tagasi aastale 2020 ja paneme natukene tulevikuplaane paika. No nii, hetk, mida Sann tahab. Mina eile juba proovisin kõik outfitid selge. Ja ma otsustasin juba, et nagu, millised mu lemmikud on. Kas ma võin seda kuum-küll mängu teha, et ma hakkan nagu minema ja siis niimoodi, et... Ei, sa ütled lihtsalt, millist sa päriselt tahaksid ja siis vaatame, kas äkki kuidagi kattub nagu originaalis kohe niimoodi, et need on mingid minu asjad, neid ei teelata. Sealt hakkab. Nii. Ma tahaks täna midagi sellist, mida ma varasemalt pole kandnud. Adidast näiteks. See on Adidast. Siin ei ole see on esimest korda, kui ei ole Adidast. Siin on põhimõtteliselt kõik on DNF, Vans ja Dixie ja Champion. Okay, ma tunnistan esimest korda elus, et Adidasel on kaamerasse, et Adidasel on päris äged asjad inimesel ajal. Kaamera läks selle peale suisa fookusest välja, nagu see nagu error, mis universum see veel on. Need siin nüüd kokku käisid, nii ei mäleta enam. See käib kokku, see selline komplekt, siis see roheline käib niimoodi, et on need püksid on seal all. Ja siis see käib kokku selle püksiga põhimõtteliselt. Aga samas see püks käib kokku ka sellega. Ehk siis me peame neid eri all kandma. Ja noh, see on self-explanatory ja seega. No, kusjuures mina valiks kas selle. Ma ei saa seda valida, selle on liiga palav. Holy shit, ma pain selle 5 minutiks selge eile, mul on jumala palav. Sorry, Anna. Ma tahan näha, see on nagu reaalselt ju see lumelava kostüüm. Ma valiks kas selle või selle. Super! Õige valik! Sandra saab 10 punkti 10-st! Sest mina võtaksin selle ja siis ma võtaksin, kui ma võtaksin, siis ma võtaksin selle. Nii et sobib, pane selga. Matching! Outfitid on seljas, minul on siis selline kollane ja Sandra on komplimenteeriv kollane siin samas kõrval. Näita seda jakki, see on nagu kõige kuulem, see on Converse, on ja? Jep, this is pretty banger. Oh my god, how cute is that? Aga, Sann, sul on 2 jõulupakki ka. Tead ja? Mul on 2 jõulupakki. Sul on 2 jõulupakki siin. Tule vaata. Ainult üks on Spargi poolt. Teine on Pauligi poolt. Tada! Paulik saatis sulle pakikese ilusasti. Ma tahan seda. Ma vist tean, mis siin on. Sa vist Liisa story'st nägid, on ju? Mul on siuke tunne. Oota, ja ma arvan, et see sobib siia outfiti juurde väga hästi, nii et... This is level Kairi Killing. Kõik isegi pakendid ja kleepsud on õiget värvi. Kõigi Liisa ütles jumala hästi, et jõuludeks must ja kollane. Kinda out there lahendus, aga mulle täiega meeldib. No nii. Oh man! Kui äge! Unicornike. Ja see ka, oi ja see... No selle sa pead pähe panema. Saab. Sa oled nüüd ametlikult Spargi ööloom. Võin olla. Kas see sobiks siia outfiti juurde? Väga hästi sobib. Ma peaksin selle podcasti ajal jätma... Siis ma arvan, et me jääme magama lihtsalt. Vaatame neid kõrvanud. Ei, oota mulle. Ei. Oota, aga mul on ka sulle midagi. Oh no! Mis ei ole üldse midagi suur. See on midagi hästi välja. Nii, väiksed hästi mulle meeldivad. Siis ma ei tunne süüdi, et midagi... Aga see on kuldne ja see on põhimõtteliselt matchib ja sa võid seda pärast saadata. Aga... See on lihtsalt... I see very good stuff in there, very good stuff. Natuke snäkki ja võib-olla midagi muud peale Red Bulli. Kas me nüüd salvestame ka või? Jaa, salvestame. Davai, let's do this. Sandraga on podcast salvestatud, mõned konverentsikõned on vahepeal peetud, aga nüüd on aeg aidata mu kulme. Ehk siis lähme Wavebarist läbi ja äkki Liisa teeb meil kulmud korda. Liisa
Liisa tegi taaskord oma magicut, mis tähendab, mul on kulmud peas. See on alati esimesel päeval minu jaoks hästi weird, sest mul on üldiselt heledad kulmud ja nad ei tule väga esile või nii. Ehk siis on täiesti okei, kui nad on minu arvates põõsas, millega siis Liisa pidi seekord konkreetselt mingi pool tundi lihtsalt nokkis nagu karvakesi, et need kulmud korda saada. Aga ta teeb alati nii ilusa kujuga ja nii ilusa värviga kulmud. Mina ise nagu esimesel päeval olen alati nagu mingi that's intense, baby! Aga mingi homme, ülehomme on need täpselt sellised, mis on nagu my cup of tea. Nüüd, me tegime natukene siin vahepeal jälle tööd, sest enne pühi on vaja veel mõned viimased hullused ära teha, aga me teeme väikese pausi ja lähme hüppame korra Mellu juurest läbi. Enne kui tere jõudsin juba kaamera välja võtta. Oi, mis see on? Pisike lihtsalt niisama jõulude puhul. Häipi! Kas pisike magab või? Jaa. Oi, tubli tüdruk. Paista väljagi. 2 mingi kinnist sinu on. Me läheme Melluga nüüd jalutame natukene ringi. Mis meil plaan on? See poiss, mis palukas mul. Ilusad, paksud juuksed. Jaa, me lähme vist sinna Schnelli parki või? Jaa, sest seal on mingid tuled, mida me ei ole näinud lähedalt. Jaa, oleks tahtnud tegelikult minna lund otsima, aga ma natuke pelgasin autoga sõitu Lissuga täna. Nii et siis lähme hoopis tulesid taga ajama. Ja ma arvan, et me ootame ära, kuni see päris lumi tuleb, et siis Lissu esimene lumi on ikkagi nagu päris lumi, mitte kunstlumi. Nii et ilmataid, come on, võta ennast kokku nüüd. Aga me läheme jalutame. Okei, ma leidsin oma kõige lemmikuma puu Schnelli tiigi juurest. Tada! See on nagu mingi magical Christmas land ja mad respect sellele inimesele, kes viitsis reaalselt kerida neid tulesid siia puu ümber. Ja neid on Tallinnas nii palju. Jaa, neid on päris mitme koha peal. Palju sulle maksma peaks, et saaks nõus tegema seda? Päris palju. Esiteks juba ma ei oleks nõus siin üles minema. Iski redeliga. Aga nagu ei. Võime teamworki teha, sa teed alt, ma teen ülevalt. Aga ma mõtleks ikka mingi puu kohta tonn. No jah, ma ei kujuta ette, kui kaua see aega võtab üldse. Ma arvan ikka mingi 3-4 tundi ikka. Nagu vaatad siin vaata ühendatud ja mitu erinevat vaata. Jaa. Seal on mingi kaadervärk. Ma ei tea, kas te näete? Te vist ei näe. Oota, ma nüüd natukene zoomin. Varsti näete. Magic. Ja nüüd ma olen selle välja zoomima. Ja zoomime välja tagasi. Kohe. Nii ilus. Ühesõnaga, jalutame natukene Lissuga ringi. Tuleb välja, et ma täiesti päden lapsehoidja rolli. Ma sain käru lükkamisega hakkama. Nii et luba on antud, et varsti tuleb ja lükkab ise seda käru minu asemel. Aga see on mega progress, sest minu arust siis, kui Lissu sündis, siis ma ei julgenud väga hoida. Ja sest ma kartsin, sest ta ei hoidnud veel oma pead ega midagi ja siis ma olin jumala paanikes, et mis siis, kui ma maha pillan, kuna ma ei ole nagu perest, kus oleks palju lapsi või midagi. Ma ei ole kunagi hoidnud mingeid väikseid õdesid või vendi, minu jaoks oli see nagu oh my god, what if I break your child? Aga sa said kohe hakkama sellega? Ei no jaa, aga nüüd ta on vaata nagu, ta on juba nagu inimene. Nüüd ma võin taga chillida ja teha ja mängida, pluss ta on hästi lihtsasti entertain, sest talle meeldivad Apple Watchid. Jaa, reaalselt nagu, see on ta lemmik mänguasi, kui ta Kairiga koos on. Aga me tulime tegelikult vaatama neid tulesid siin, mis näevad kaugelt päris coolid välja ja mulle täiega meeldib see, et nad vahetavad värvi. Aga lähedalt so ja. Aga siiski cool, et üldse on nagu viitsitud Tallinnasse nii palju ägedaid tuleasju teha nagu vanalinn siin. Kindlasti veel kuskil peaks minema uudistama natukene. Ma reaalselt nagu miks nagu kogu aeg ei ole vaata. Jaa, nagu meil on pimedal perioodil vähemalt. Jaa, meil on nii palju seda pimedat aega. Samas ma mõtlen, et kui kulukas see on. Tõsi. See on nagu full on elekter lihtsalt. Peaks päeva inimesed jalgratastega sõitma ja elektrit tootma nagu siin. Ja mingi süda talvel, jumala hea plaan. Mõtle, kui soe neil on. Aga me jalutame veel natukene ringi ja siis ma pean hakkama Pärnu suunas juba minema. Nagu Mellu ütles, siis Kukupesa püsikliendid on majas taas kord. Lissu, kas sinust saab ka Kukupesa kõige suurem fänn? Isegi sina ärkasid üles selle jaoks, jah, naeratad ka natukene, jah. Ühesõnaga, shopping tuur taas kord edukas.
mõned jõulukingid, mõned asjad koju ilusasti. Kuidas Mellu sulle tunneb? Aga mis ma teeksin sellega? Ma ei tea. Aga see sobib su uue vaasiga kokku. See sobib mu uue vaasiga väga hästi kokku. Aga mu vaas ei ole mu köögis ja ma oletan, et see on köögitarve. Ma oletan, et siia käib mingi õli või? Well, I know nothing about the kitchen stuff. I Volt. I Volt. Mis sa head leidsid? Selle küünla, sest et Kairi võttis selle ja see lõhnab nii hästi, reaalselt isegi läbi maski tunneb nagu. Jah, kas te tunnete seal pool ekraani seda? See on siuke. Tead, mis ma unustasin teha, mis sa pead tegema või? No. Koodi kasutada, Vlogmas 10. See kehtib veel või? Ma ei tea. Ühesõnaga, me veel natukene uudistame ringi ja siis ma suurdun Pärnu. Me ei ole ikka veel Pärnus ja sinna me ka kahjuks täna ei jõua, sest väike tööasi tuli vahele, nii et ma olen hoopis stuudios. Ja kuna mulle öösiti ei meeldi sõita, sest minu jaoks on autosõit väga rahustav tegevus ja ma ei taha roolis magama jääda, siis me stardime Pärnu suunas hoopis homme. Praegu aga natukene toimetame stuudios ja siis koitse. Ja ma olen kodus! Ma panin juba jooksuriided selga, sest ma olen valmis startima väga fashionistana kusjuures täna, sest mul on roosa trenni, püksid, villased, sokid, mingid retud siin alla, mingi vanem treening pluus, sest kõik mu jooksuasjad on hetkel pesus, mis tähendab seda, et Tallinna tänavad, oodake, kohe tuleb stiilikoon 2020, Kairi Killing. Aga ma mõtlesin, et enne kui ma stardin, siis ma näitan teile, mis ma endale kukupesast haarasin. Kõige esimene asi otse loomulikult on kinkepaber, sest meil on jõulud tulemas. Newsflash, 2 päeva on veel aega. Või noh, siis kui te vaatate, see on tänast ainult 1 päeva aega. Teine asi, mis ma haarasin endale, on maailma kõige ilusam vaas lihtsalt. Ja mõtlesin, et see sobib mega hästi tegelikult siia musta riiulisse, mis mul on. Ainult, et selle dekoreerimine võtab forever and ever aega, sest siin on nii palju riiuleid. Ja mul on see journal dilemma ka, et ma olen mega praktiline inimene, mis tähendab, et ma ei tahaks sinna lihtsalt selliseid asju, mis koguvad tolmu. Ja nad võiks reaalselt olla kas küünlad või vaasid või noh, midagi praktilist. Ja järgmine asi, mis ma haarasin, te juba nägite vlogis Mellu käes, sellise mega hea lõhnaga küünal. Ja kõige viimase asjana võtsin ma emale lisaks põhikingitusele veel siuksed nunnud vannipommid. Excellent! See on maailma kõige armsam paken üldse, see on nagu munakarp, aga vannipommid. Ja neil on lõpuks on neil vann, sest mina kolisin välja, nüüd juba terve igavik tagasi tegelikult. Aga nüüd nad saavad nautida siis seda, et neil on suur vannituba. Üks asi on veel täna tegemata, mis tuli mul meelde siis, kui Mellu küsis mu käest, siis kui ma stuudios tööd tegin, et Kairi, aga mis sa advendikalendrist said? See on reaalselt muga terve päev kaasas käinud, nii et ta on suhteliselt räbal ja siis kui Mellu küsis mu käest, siis ma muidugi otse loomulikult juba vaatasin, aga ma jagan teiega ka, et minu tänane advendikalendri ülesanne oli kutsuda Mellu lõunale, nii et ma ütlen, et saatuse tahtel peaaegu põhimõtteliselt see advendikalendri ülesanne on täidetud. Jah, me lõunat ei söönud, aga me käisime nagu lõunal väljas jalutamas. Ma ütlen, et see loeb, eks ole. Aga ma pakin tänaseks vlogi kokku, sest nii pikk päev on olnud, nii raske päev on olnud, nii et ma tean, et kui ma jooksvalt tulen, siis ma kukun manni, siis ma kukun voodisse ja siis ma olen out. Nii et tänase õhtu mõttetera veel siia lõppu oleks, et rääkige oma lähedastega päris asjadest. Ehk siis küsige, kuidas neil päriselt läheb ja reaalselt huvituge ja kuulake neid vastuseid, sest 2020 on väga paljudele olnud väga raske aasta ja oluline on, et me hoiaksime üksteist praegu. Aga mina pakin nüüd vlogi kokku ja näeme juba homme.